No nii, temast tagasi on kallid vaatajad, vaatame järjekordset videot, milleks on seekordise toodete testimise hindamise video. Olen siis endale tellinud Restardi poolt, Restardi kaudu olen tellinud endale siis 6 erinevat sorti siis batooni, see on siis degustatsioonipakk, mis on kõigest 10 eurot. Ja meil on siin olema siis nagu vaarikapatoon, maasikapatoon, õunapatoon, mustikapatoon, šokolaadipatoon ja banaanipatoon. Ja hakkame täna nüüd proovima ja testima. Esimeses patoonis ongi meil siis kohe Restart Smart Food banaani šokolaadipatoon. On siis 40 grammi, kõigest näeb välja vot selline. Liisumi, vot näeb selline välja siis see. Siin on siis head kasulikud ained ka sees ja see on siis vist äkki on Rootsi, et Rootsi kvaliteet siis, et see siin on nagu Swedish quality. Et jaa, aga noh, ma ei tea, kas on Soome, või mitte Soome, vaid Rootsi tähendab jaa. Aga jah, siin vist eestiselt kirjeldust ei ole, on küll jaa. Et vaatame, mis ta mul siin näiteks meil kirjutab siis ka. Jaa, hästi. Ärme hakka neid asju lugema. See on muidu, et on nagu proteiini rikas ka, mis see fiber on, seda ma nagu ei tea. Teeme ta siit ülevalt siis õrnalt lahti. Kui see meil kuidagi õnnestuks muidugi. Nii, proovime sellest siit lahti saada. Sääred meid söövad muidugi. Äkki raske on lahti tõmmata seda. No, teeme ta siis niimoodi lahti siit. Lõhnab väga hea olevat. Nii, välja näeb see siis selline niisugune tumeda šokolaadiga siis on kaetud. Lõhn on selle niisugune, on hästi hea lõhn, see meeldib mulle. See on ausalt nagu marsipani lõhnaga, et see meeldib mulle väga marsipani, et kui keegi teab, nagu, kes on marsipani söönud, et see on niisuguse nagu marsipani lõhnaline, aga samas on seal nagu šokolaadikommi lõhna ka niisugune nagu on üks komm, mis lõhnab ka samamoodi nagu, et väga niisugune hea mõnus lõhn on. Ja siis teeme selle väga teist testi, vaatame, kuidas see maitseb. Seest ta näeb muidu selline välja, et ega nagu vist hästi nagu peale jääda ei taha. Võtame siit veel ühe ampsu ja siis räägime sellest lähemalt. Batoon iseenesest on nagu väga hea maitsega. On tunda väga hästi banaani maitset. Natukene ka šokolaadi maitset. Ta on niisugune päris hea nagu siis konsistentsiga ka, et ta ei ole nagu väga kõva, ta ei ole väga pehme, see on niisugune nagu seal vahepeal niisugune keskmisel tasemel, ütleme niimoodi. Et selle söömine ei tohiks otseselt kellele raskusi valmistada, et mõnusasti nagu saab seda süüa, läheb ka hästi mõnusasti, et on väga hea maitsega, hea kvaliteediga ja väga tervislik ka kindlasti. Et antud toode on minu poolt väga hea ja hindaks annaksin 10 punkti süsteemis, annaksin talle siis anname 8 punkti, et midagi halba mu selle banaani kohta öelda ei ole. Kõik on väga hea, väga maitsev. Et ja kuigi noh, ma
nagu banaane söön, aga ma väga banaanifänn ei ole, siis siin ei ole sellist väga lugevat banaanimaiset, et nagu mulle hästi meeldib, see on väga hea maitsega, väga hea konsistentsiga, et minu poolt on see esimene batoon väga hea. Võtame vahepeal siis juua ja siis proovime teisi batoone. Säse muidu söövad meid siin väljas ära, aga ei ole midagi parata. Ja järgmisena on meil siis Restart Smart Food šokolaadibatoon. Nad kõik on siis nagu proteiinirikkad ja mingi fiber on ka niimoodi. See näeb välja siis selline. Ja nad kõik on siis ka Rootsi kvaliteediga, et siin peal nagu Swedish quality, et ma arvan, et see on Rootsi peaks olema küll. Nii, me peame niimoodi tegema, muud üle jää. Tundub, et nad kõik näevad siuksed nagu küllaltki tumedad näevad välja, et järelikult on nad kõik siis kaetud nagu šokolaadiga pealt, ma arvan. Aga eks me näe, meil on siin veel teisi batoone ka. Ning päike hakkab ka vaikselt välja tulema, see on väga hea. Nii, võtame siis paar ampsu ka siit. Oi, ma mõtlesin nusutada. Võtame veel paar ampsu. Kuigi ma ise nagu väga suur šokolaadifänn ei ole, aga see šokolaadibatoon on küll väga maitsev ja väga hea. Taaskord, eks ma juba järeldan, et kõik batoonid on väga hea kvaliteediga ka, kuna nad ei ole nagu väga kõva, nad ei ole väga pehmed, nad on keskmise tasemega siis nagu keskmise tasemega nagu on see nagu nendel see konsistents, mis on väga hea. Seega söömisaskusi tohiks kellelegi valmistada. Et isegi kui sul on nagu nõrgemad hambad, et nagu mul, et siis see ei tee hammasele haiget ja söödav on see täitsa söödav nagu, väga mõnusalt söödav. Ja siin on sisu selline, natuke midagi valget on seal sees ja siis ülejäänud on pruun, et siuke šokolaadine. Aga ta on jah väga hea konsistentsiga, väga maitsev, väga hea kvaliteediga. Mina hea meelega sööksin iga päev siukseid batoone. Ja sellele ma annasin 10 punkti süsteemis, annasin seda siis 10-10-st, et see batoon mulle maitses nagu väga ja olen nõus sellele 10-10-st andma ja minu poolt on see taaskord heaks kiidetud. Nüüd ma lähen korraks pausi peale ja siis me nusutame ja anname ka lõhna hinnangu sellele ka. Nii, ja nüüd on aeg anda siis lõhna hinnang. See on taaskord nagu siukse, meenutab mulle nagu väga mitut erinevat lõhna, nagu et näiteks nagu martsipani lõhna meenutab mulle, siis siuksed väiksed šokolaadikommid, siuksed hästi pisikesed nagu nööbid nagu, et või nagu väiksed pisikesed mustikad, vaat siukse suurusega nagu niisugused šokolaadikommid ka, kunagi ma olen neid söönud, et ka meenutab väga seda lõhna ja muidugi veel ka ühte šokolaadikommi nagu ka. Et seda kommi nimelt ma hetkel ei tea, aga jaa, ma rohkem alati kõik meenutab mulle nagu martsipani ja see meenutas mulle jah veel seda tegelikult seda pisikest šokolaadikommi lõhna ka nagu hästi pisikesed nagu hästi pisikesed. Väga huvitav ja hea lõhn. Nii ja siis võtame jälle natuke juua vahepeal. Lähen taas korraks pausile, olen kohe tagasi. Nii, järgmine batoon on meil siis Restart Smart Food mustikabatoon. Näeb välja selline. Nii, teeme siis otsustame vaikselt lahti. Vot see on juba teist värvi. Vot see näeb siukene natukene heleda, välis on nagu valgšokolaadi oleks nagu pealt tehtud.
Siin ma tunnen niisugust mustikalõhna. Siin selle poolt on niisugune nagu teistsugusem lõhn, mitte selline nagu nendel kahel lihtsal olid. See on nagu teistsugune lõhn ja teistsugune värvus ka, et see on tunduvalt ikka mustikalõhn vist jah. No jaa, niisugune mustikalõhn umbes tundub olevat küll. Nüüd on aeg siis teha ka teist test. Ja siin on tunda mustikamaitset küll. Niisugune, endal on veel see hea omadus ka, nad ei ole nagu liiga magusad, nad ei ole, vaid vahepealsed, et peaks minema peale ka peale igale inimesele, isegi neile, kes väga pole muidu magusad sõbrad, et peaks ka neile peale minema. Maitsevas on jah, on tunda mustikaid ja midagi muud vist ma väga ei tundnud, et aga niisugune väga mõnusa maitsega batoon. Sisu on ta siukene, et ka ega ta vist väga mul ära ei suumi hästi, ega pole midagi parata. No sellele ma annasin ka 10 punkti, skaalal annasin sellele 8 punkti. Et muidu maitse poolt on ta taaskord väga heaks ja minu poolt heaks kiidetud. Nii, ma lähen korra pausi peale ja oleme jälle tagasi. Niimoodi, järgmine batoon on meil Restart Smart Food õuna ja kaneeli batoon. Näeb välja selline. Nii, kas nüüd ära suumib meil ka või? No, please suum ära. Nii, oota, poolme uuesti. Ja zoom. Vot, näeb välja siis selline. Nii, teeme siit ülevalt lahti. Niimoodi. See näeb ka taaskord jälle niisugune heledamat sorti välja siis. Näeb niisugune välja. Nii, teeme lõhna hinnagu. Selle ma nagu väga hästi nagu lõhna ei tunne, mingisugust spetsiifilist lõhna ma väga ei tunne, kuid selle ma nagu ei oska selle lõhna mingisugust hinnangut anda, nagu et ma midagi väga spetsiifilist lõhna ei tunne, aga mingit lõhna ma nagu tunnen küll, aga ma ei oska seda mitte midagi nagu kokku viia, aga nagu mingisugust hinnangut ma anda ei oska. Nii et vaatame, kas ma maitsin nagu oskama anda sellele. Ausalt öeldes ma väga ei oska sellele batoonisegi tegelikult mitte maitse hinnangut anda. Ma ei tea, äkki võib-olla natukene kaneeli tundsin näiteks võib-olla. Võib-olla natukene õuna ka. Aga otseselt jah, midagi väga eristada ma ei oska. Aga see batoon nagu tundus kuidagi pisut pehmema konsistentsiga olevat, et see nagu läks pisut kiiremini nagu katki, kuidagi pehmem läks nagu katki. Et oli pisut mõnusam süüa, et antud batoon tundub olevat nagu pisut pehmema konsistentsiga. No maitse peaks muidugi jälle väga hea, midagi halba öelda ei oska. Ei polegi öelda, tähendab, et midagi halba pole nende batoonide kohta öelda. Et ja no sellele annas isegi tegelikult 10 punkti skaalal annas sellele 9 punkti 10-st, et oli väga hea maitsega. Mul on hea meel, et mul sõber seda soovitas. Et tema saan nii palju häid asju maista. Ja minu poolt on see batoon heaks kiidetud. Ja teile väga kallid magusasõbrad ja kallid vaatajad, kes armastavad batoone või asju niimoodi. Ma soovitan teile endale ka tellida siis Restardilt kas või see batoonide degustatsioonipakk. Neil on siis nii 6. kui ka 12. degustatsioonipakk Restardi poes saadaval.
ja kui Restart lubab, siis ma jagan teiega ka oma 20% sooduskoodi, millega saate siis kõikidelt Restarti toodelt siis 20% soodustust ja tasuta transpordi, kas siis pakiautomaati või kullariga koju. Sul oli vist kullari ka, aga tegelikult ma seda ei mäleta. Aga noh, pakiautomaat saate küll. Tasuta transpordi siis. Nii, järgmine partoon on meil siis Restart Smart Food vaarika lemoni vaarika sidruni partoon. Näeb välja selline. Vot niimoodi. Ai, sääsed söövad. Nii, teeme paki lahti. See tundub, see on ka taas natukene hele partoon jälle, heledam. Vot niimoodi. Näeb välja siis selline hele partoon. Nii, vaatame, kas me selle partooni oskame anda lõhna hinnangut. Jaa, see mõtlukas nagu... Oota, musta korraks uuesti. Jaa, see mõtlukas nagu vaarika lõhn on väga hästi tunda, ütleme niimoodi. Sükene nagu vist valge šokolaadi ka umbes nagu sükene väga magus lõhn, sükene omapärane lõhn on sellel. Aga noh, kindlasti vaarika lõhn on siin ka tugevamalt olemas. Et väga huvitav niimoodi. Ja nüüd teeme ka maitse hinnangu. Maitse proovi siis ka. Väga hea maitse on. Sisu näeb välja sellelt selline. Siin on väga hästi tunda sükest vaarika magusust ja siduni hapukust, et siin väga hästi ma tundsin ära, ja tõesti nagu vaarika maitse, vaarika magususe. Maitseb esile siin ja siis käib aeg läbi ka siduni hapukuse maitse ka. Et väga hästi tehtud partoon. Väga hea. Taskus nagu pisut vist pehmema konsistentsiga. Oli jälle kergem nagu seda süüa. Ja kuigi neid kõiki partoone on väga mõnus süüa, et probleeme ei esine mitte ühega. Ja 10 punktis annaksin sellele partoonile 9 punkti 10. Väga maitsev oli. Väga hea partoon. Minu poolt heaks kiidetud. Nii. Ma lähen korraks selle pausi peale ja oleme kohe hetke pärast tagasi. Nii. Oleme valmis proovima siis viimast partooni. Viimaseks partooniks meil täna on siis Restart Smart Food Strawberry, maasikapartoon. Ma pean ju eesti rääkima. Et maasikapartoon on viimane. Need kõik on 40 grammised partoonid. Ai jah, ootame, teeme uuesti. Nii. Suu. Ja nüüd see ette. Vot näeb välja vaat selline. Nii. Ja teeme ta siit lahti ilusasti. Ma muidugi lõhun kõik pakendid ära, aga pole midagi parata. Vot see näeb välja siis siukene hele. Vaatame, kas mingit erilist lõhna selle siin ka tunneme. Ja siin on niisugune magus aroom, magus lõhn on sellel, väga hea mõnus magus lõhn. Ja tundsin vist ka natuke maasikalõhna ka. Muidugi jälle lõhn on siin raske eristada, aga jaa, niisugune magus maitsev lõhn ja siis niisugune vist maasikalõhn oli siin ka juures. Ja nüüd teeme aga teist testi ja vaatame, kuidas maitseb see. See partoon konsistentsid oli jälle
natukene kõvem kui need kaks siis batoon, mis me enne seda maitsesime. Lihtsalt nagu kõvema konsistentsiga batoon jälle. Sisu on tal selline. See sumis väga hästi ära. Maitse poolest on niisugune pisut nagu hapukama maitsega, vist nagu hapukama maastika maitsega, ütleme sedasi. Muidugi maitse poolest on tal väga hea, et hea meelega sööksin neid batoone iga päev kasvõi. Väga hea maitsega need batoonid. Ja et need on väga hea kvaliteediga. Ja sellele siis batooni annaksin ma 10 punkti skala annaksin ma sellele siis 8 punkti 10-st. Ja minu poolt on see batoon taaskordele heaks kiidetud. Nii, nüüd on meil kõik batoonid ära maistud ja ära hinnatud. Ja nii palju võin nendest batoonist veel rääkida, et kuna see oli ka kirjas, et need annasid nagu täiskõhu tunde pikemaks ajaks ja muidugi väga maitsvad ja tervislikud. Sisaldavad siis proteiini ja proteiinirikkad ja mingi fiber ka, mida see tähendab, ma täpselt ei tea. Ja need on mõnusalt siukse nagu vare suurusega. Et neid on väga kerge võtta kaasa igale poole. Et need batoonid kindlasti sobiksid matkajatele, isegi kooliõpilastele, et koolis sellest vahetunni ajal saad, ma ei tea, ühe batooni ära süüa, kas iga vahetunni ühe batooni ära. Et kindlasti ma soovitan neid siis kooliõpilastele näiteks, ka matkajatele, reisijatele, kes lähevad reisile. Saab võtta mõnusasti kaasa näiteks lennukile, laevale. Miks mitte ka kooliõpetajatele, ühesõnaga need batoonid sobivad kõikidele inimestele, kes armastavad midagi magusat või sobivad vahepeal midagi niisugust tervislikumat vahepeal endale lubada. Ja mahub väga hästi ära põhiliselt igale poole, nii käekotti, joppetaskusse, seljakoti sahtlisse, isegi võib-olla pükstele taskusse, sinna rinnataskusse, mis on joppe sees näiteks. Et mahutamisega ka nagu probleeme ei tule, et mahub igale poole väga hästi ära. Et selles suhtes on nendel batoonidel väga palju eeliseid ja häid omadusi. Nii et ma kindlasti soovitan proovida. Ja kui olete nende batoonide proovimisest huvitatud, siis kindlasti külastage Restardi veebipoodi. Kogu info on all videos olemas, et kindlasti ärge unustage alla video infosse vaadata. Ma pean hetkel korraks pausi peale minema, oleme kohe hetke pärast tagasi. Et jaa, et kui teil on huvi neid batoone proovida, siis näete, et siin on see ka Restart Smart Food. Ja nende veebipood on siis Restart, ma kohe ütlen teile, on restart.ee. Et ma kogu enda info lingin alla video infosse ka, siis sealt video info saate endale Restardi Instagrami, Facebooki info ja kogu muu info ka. Ja kui ma võin, siis ma jagan neile ka oma 20% sooduskoodi, mille saate siis 20% alla kõikidel Restardi toodetelt ja tasuta transporti. Mina omalt poolt siis kiidan kõik heaks, kõik need batoonid. Soovitan kindlasti kõigile neid kasvukorjaldust proovida. Need on võimalik siis endale tellida siis nii 6 kui ka 12 batooni siis degustatsiooni pakk. 6 on siis 10 eurot ja 12 on siis kus oli 12.50 või midagi siukest umbes. Et kogu info teid alt video infosse, ärge unustage alla video infosse vaadata. Aga ongi meil aeg siis lõpetama hakata seda videot. Igal juhul, kui teile video meeldis, siis on like seda videot kindlasti. Kommenteerige midagi positiivset ja sõbralikku. Kõik kommentaarid on oodatud. Ja kui te pole minu kanal veel tellinud, kallid vaatajad, kes minu videosid vaatate ja jälgite, siis ma palun teid kogu südamest, et palun vajutage subscribe nuppu ka video infosse, vajutage meie all nagu vajutage subscribe nuppu ka, see on täiesti tasuta, midagi maksma ei pea. Et palun ikkagi, kui te minu videot vaatate ja jälgite, aga mind veel tellinud ei ole, siis palun pange subscribe, palun tellige minu kanalit. Ma olen väga tänulik. Et mida rohkem vaatajaid või mida rohkem tellijaid mul on, et seda
paremaid videosid võib-olla ma saan teha, näiteks mingeid paremaid koostused on võimalik mul saada ja lepinguid või võimalusi. Et mingi palun tellige minu kanalit, kui see teinud ei ole. Ja kui te raasite või selle vastu midagi ei ole või te olete nõus, siis palun jagage minu videosid näiteks oma sõpruskonnas, oma tutvusringkonnas, jagage minu kanali infot, jagage näiteks ka. Ja et soovitage minu kanalit teistele ka, võib-olla tuleb siis sealt ka uusi vaatajaid ja uusi tellijaid ehk juurde minu kanalile. Ja muidugi vaatage videoinfot ka, et ärge seda videoinfo vaatamist nagu ärge vahele jätke, et vaatage infot ka. Seal on just olemas näiteks minu nagu selle minu merchi poe info olemas, saate minu merchi õnneks sellida või osta selle soov või võimalus olemas. On olemas fänniposti info, kui te soovite mulle mingit fänniposti või fännipakk saate, on info all videoinfos olemas ka ja kogu muu oluline kasulik info videoinfos olemas. Ja muidu kindlasti jääge lainele, siin olen juba uus YouTube video, mida vaadata. Siin on nägemist, siin olen Kunnallu ja ootame sealt taas järgmises videos. Nägemiseni, head aega ja aitäh, et te vaatasite videot.